ega seal ei olnudki väga palju nagu kaalumist, et olime kohe nõus. Ma räägin meie, sest et meil on tiim ka, et siis tegijad ei ole avaldanud väga oma nägu ega nimesid, sest see ei ole nagu esmatähtis, vaid kõik teavad stuudio nahka. Ja siis mõtlesimegi, et see on tegelikult väga hea viis ennast rohkem reklaamida ja näidata, et mida me teeme. Lahe on teha projekte täiesti teistsuguste ettevõtetega, kes tegelikult ei ole nagu kunstiga niivõrd seotud. Meie oleme leidnud enda koha või siis paigutanud ennast kommertsdisaini alla, nii et meile reklaam meeldib ja meie teeme siis tooteid kõigile. Et kohati on kunsti tegemine võib-olla natuke sahtlisse tegemine, sest et ei taheta siis reklaamiga ennast siduda, ennast näidata ja siis tegelikult see jääb kuskile koju. Selle projekti puhul ma tahtsingi teha mitte lihtsalt pirne ja õunu, aga ma tahtsin, et neid pirne ja õune saaks kasutada. Ehk siis plaan on luua toodete sari, mis on siis praktilise väärtusega, et näiteks telefoni ümbrised, iPadi ümbrised, niisama kotikesed. Aga samas nad sümboliseerivad sükest lõbusust, kergust ja siidri kihisemist. Võib-olla natuke naivistlikku ja minimalistlikku joont sisse tuues siis. Et kui ma mõtlen sellele Saku uuele siidrile, siis ma esimese asjana näen piknikulaadset, suve soe õhtu ja siis eriti hea siider. Et siis ma tahakski seda tunnet kuidagi toodetesse panna, et siuke lõbus ja mõnus suve õhtu ja siis vaatad seda kotti, siis sul ongi mõnus suve õhtu seal peal.